tulemast kuulama joogafilosoofia podcasti. Selle podcasti eesmärk on avada joogamaailma laiemalt ja tuua esile jooga neid tahke, millest vähem räägitakse või mida vähem teatakse. Mina olen Kristina ja minuga koos on joogaõpetaja, joogaterapeut Maimo Oppmann, kes hakkab meile oma joogaalaseid teadmisi ja kogemusi selle sarja raames jagama. Täna alustame sissejuhatava osaga, milles saame vastused küsimustele, et mis on jooga ja kellele see mõeldud on. Aga enne kui teema juurde asume, Maimo, kas sa palun oleksid nii hea ja tutvustaksid ennast meie kuulajatele? Tere kuulajad! Väga põnev ja huvitav väljakutse on selline podcast minu jaoks, aga joogamaailm on sedavõrd huvitav ja vajalik teadmine inimestele, et see on tõesti tänuväärne võimalus avada neid tagamaid, millest väga harva on räägitud ja mis võib-olla mõnegi inimese pöörab joogamaailma poole näoga ja paneb asja vastu huvi tundma. Ma olen joogateel kulgenud üle 30 aasta. Ja võiks öelda, et isegi kauem kui üle 30 aasta, sest lapsepõlves oli mul üks vanaonu, kes rändas maailmas ringi, rändas laevaga Indiasse arvatakse, aga kui ta tagasi tuli, siis ta hakkas meile lastele õpetama joogat. Need olid joogaasendid, natuke võistluslikud, põnevad. Ja hiljem ma sain alles teada, et see oli jooga, mis ta meil õpetas. Ja ma olin siis mingi 5-6 aastane. Nii et päris varakult. Jaa, et selles suhtes see huvi võis sealt ärgata, sest teised lapsed tüdinesid ära, aga mina hakkasin harjutama hoolega. Kõike, mida vanaonu näitas, ma tahtsin kõik järgi teha. Et võib-olla sealt see pisik tuli või huvi. Ja siis on käinud jooga huvid lainetena terve mu elu. Küll on loetud, küll on harjutatud. Aga teadlikult jooga praktikaga ma alustasin 96. aastal ja siis varsti peale seda õnnestus Saarijärvel Soomes alustada joogaõpetajate koolitusega, mis kestis 7 aastat. Ja siis me saime sellised teadmised, millega sai rühmas inimesi suunata rohkem ennast tähele panema ja paremini hingama ja teadvustama oma liigutusi. Aga huvi sellega ei lõppenud. Mulle tundus, et midagi on seal veel. Ja nii ma suundusin õppima Krishnamacharya Yoga Mandira, mis see on meie joogakool või joogakeskus Indias. Ja see on traditsiooniline jooga. Tugevatel filosoofilistel alustel põhinev jooga õpetamise viis, mis põhineb individuaalsusel. Ja individuaalsus on mind alati huvitanud. Arstina sai ülikoolis õpitud inimest mitmekülgselt tundma, füsioloogiat, anatoomiat. Ja siis avanes võimalus õppida joogateraapiat. Õpingud kestsid 4 aastat ja tegelikult kestavad siiamaani, aga põhikursus oli 4 aastat ja see lõppes meil kursuse tööga. Minu kursuse töö oli hästi praktiline. Ma tegin kursuse töö teemal naiste ülemineku iga. Nii et see töö sai valmis, sai esitatud ja siis oli sellega kooli põhiõppe lõppenud ja siis algas iseseisev töö joogaterapeudina. Nii et sellest ajast ma olen joogateraapiasse rohkem süvenenud. Aga samal ajal, olles Eesti Joogaühingu liige, panustan rõõmsasti ka noorte õpetajate õpetamisse ja joogafilosoofia loengutesse ja nende toetamisse just selle lõppimise ja õpetamise teel, sest üksinda alustada on päris keeruline. Et selline teekond on siiamaani mul olnud. Ehk siis sul on väga laialdased ja huvitavad teadmised, aga tulles tänase saate teema juurde, mis see jooga siis ikkagi on? Ma usun, et me ilmselt kõik arvame, et me teame, mis see on, sest täna on nii suur valik erinevaid joogakursuseid.
ja võib-olla ongi väga raske algul orienteeruda, et kuhu siis minna ja võib-olla selles rohkuses on see algne kuhugi kaduma läinud, et mis see jooga algselt oli. Kas sa palun räägiksid, kus see jooga alguse on saanud ja mis see nagu definitsiooni järgi on? Jooga algus ulatub väga kaugesse minevikku. Jooga kui teaduse, kui filosoofia algus. On erinevaid leide, mis ütlevad, et jooga vanuseks hinnatakse 5000 kuni 10 000 aastat. On üks leid Induse jõe alamjooksult. Ja see leid on selline kuju, kus inimene istub meditatsiooni asendis. Mis tähendab, et jooga on meditatsioon algselt. Tema põhieesmärk on viia inimene rahuseisundisse, kus tal on ühendus kõigega, mida tal eluteel vaja on. Joogat ei õpetatud kõigile, see oli kõrgema klassi privileeg ja põhiliselt oli see meeste privileeg. Nüüd jooga toetub vedatekstidele, toetub Samkhya filosoofiale, aga kuna neid tekste kõik on väga palju ja palju on ka kaduma läinud, siis tegelikult õpetust on edasi antud traditsiooniliselt õpetajalt õpilasele ja esimesed õpetajad olid valgustunud meistrid, kes siis vormistasid joogaõpetuse tekstiks ja need tekstid on edasi antud, säilitatud, võimalikult adekvaatselt üks-ühele õpetatud õpetajalt õpilasele. Ja nõnda on see nimetus traditsiooniline jooga, traditsiooniline viis joogat säilitada, seda teadust ja teadmist säilitada. Nii et kellel on huvi, saab uurida vanu tekste, Samkhya filosoofiat ja joogasuutraid, sest need on vanad, põhjalikud, hästi inimest tundvad tekstid, sest inimene oma loomuselt ei ole muutunud. Nüüd, mis jooga on? Jooga on ühendus. Tema kõige elementaarsem esimene definitsioon ütleb, ta on ühendus. Mõtleme, et mis see ühendus see ometi on? See on ühendus inimese keha, hingamise ja meele vahel. See ühenduse loomine ei juhtu niisama. Me peame sinna panema sisse teadlikkuse. Kui me räägime jooga traditsiooni alustest, siis jooga ükskõik milline stiil või viis ka ei oleks, peaks toetuma Patanjali joogasuutratele. Ja sealt tuleb teadmine, et ühenduse loomiseks on vaja inimese meelt. See on meeledistsipliin. Eelkõige meeledistsipliin. Võimekus keskenduda ja hoida seda keskendatust, mis läheb läbi harjutamise, läbi praktika ja jõuab väga sügavale ja väga kõrge tasemeni, kui me vaatame joogasuutrate 4 osa, siis meeledistsipliini praktiseerimine on sisse kirjutatud praktiliselt kõikidesse joogaharjutustesse, kui me räägime füüsilisest harjutusest. Me ikkagi harjutame, sest meelt niisama siduda, et istun ja seon oma meele kuskile, kui igapäeva elu ründab nii aktiivselt ja nõuab tähelepanu, siis see meele keskendumine, omamoodi tühjendamine üleliigsest on esimene jooga ülesanne. Et luua sidet eluga konkreetselt, puhtalt, kustutada ära vanu mustreid, mis enam ei tööta, leida uusi seoseid, keskenduda sellele, mis aitab ja jätta ära see, mis segab oma tarmat või eluteed käimast. Ja mida ütleb joogasuutra, et tee valgustumisele on võimalik ka siis, kui sa ei ole selles seisundis sündinud. Ja mis see tee valgustumisele tähendab? Ongi tee vaba vanadest mustritest ja harjumustest, mis viivad meid kogu aeg uuesti sünnitsüklile, uuesti sündima oma karmilisse rattasse.
ja mida joogasuutra ütleb, tee vahet, mis on ajutine ja mis on igavene. Ja kui me räägime, mis on igavene, siis me räägime teadvusest. Ja kui me räägime ajutisusest, siis on kõik ülejäänu. Ja kuna see on nagunii nii, siis mitte kumbagi pärast ei ole vaja muretseda. Küll aga on vaja mõlemat teadvustada, et mateeria on loodud kogemise jaoks. Selleks, et sa siia tulnuna teaksid, millega sa pead ühenduse looma, mille jaoks sul seda meeletööd on vaja praktiseerida. Sest võib-olla me sünnime ühe kindla asja jaoks, mis sisaldab palju teisi kindlaid asju. Aga sageli me läheme teelt kõrvale, sellepärast et maailm häirib oma müraga nii palju, et me unustame ära täpselt ja me ei taju, mida me tunneme, intuitsioon ei tööta, ühendusi ei teki, meil on hajevil, tervis läheb käest ära ja siis on meil vaja joogateraapiat. Jah. Aga jõudes sinu kursusele, minu jaoks oli moment, et sa ütlesid, et jooga on individuaalne õpe. Ja mida rohkem sa sellest rääkisid, seda loogilisem see mulle tundus, et see justkui nagu teisiti olla ei saakski. Et kas sa tahaksid sellest natuke lähemalt rääkida ka meie kuulajatele, et miks see on oluline? Ja individuaalsus on tõesti võib-olla see osa joogast, millest vähem teatakse. Joogaõpetus tervikuna toetub küll ühistele alustele. Õpetab inimest tundma, kellega me siis individuaalset tööd teeme üldse. Kelle jaoks on need juhtnöörid antud. Ja kui me räägime joogasuutratest kui alustest, siis seal on selgelt kirjeldatud inimese meele toimimist. Ja kui me nüüd mõtleme, kas on kahte ühesugust inimest, kes mõtlevad ühtemoodi, teevad ühtemoodi, kelle kehad on sarnased, kelle hingamine on sarnane, kes keskenduvad ühtemoodi. Ja sealt tulebki välja individuaalsus. Ja ka tulemused joogas on erinevad. Sama praktikat tehes tegelikult jõuavad inimesed täiesti erinevatesse kohtadesse oma elus. Mõni läheb sügavuti, mõni ütleb, see ei ole minu jaoks. Ja ometi on väike muudatus toimunud ka selles inimeses, kes on teinud lühiajalist praktikat. Et individuaalsus on ainuke viis edeneda joogateel. Ja ka joogasuutrad oma 4 osaga annavad võimaluse valida erinevaid teid ja õppida ennast tundma. Seal on palju ohtusid joogateel. Ja seal individuaalsuses on kirjas ka need ohud. Üks väga tugeva tahtejõuga ja väga rahutu meelega inimene võib jõuda sinna, kuhu ta veel ei peaks jõudma, sest ta ei ole olnud piisavalt püsiv oma praktikas. Või on inimesel väga nõrk tahtejõud. Rahulik meel, aga tahtejõudu on vähe. Tema jõuab sama praktikaga hoopis mujale. Aga kuna ta on ettevaatlikum, siis tema tagajärjed on kergemad. Ja võib-olla kui tekib huvi ja ta tahaks süveneda ja arendada näiteks tahtejõudu ja meeleselgust, siis tema võib-olla jõuab oma joogapraktikaga sügavamale, sest mis toimub meele tasandil, see ongi sügavus. Keskendunud meel, natuke vähem keskendunud meel ja hajevil meel on inimese sisse pakendatud see algne meeleseisund. Ja sellega algabki ühenduse loomine. Ühenduse loomine teadvusega, kehaga, hingamisega ongi individuaalne võimekus. Aga samas on meil liikunud, või me täna teame ikkagi joogat rohkem kui grupipraktikat ja kas siin see tundub ka mingis mõttes vältimatu, sest me ilmselt kõik ei leia endale individuaalset õpetajat, aga kas ka grupi sees saab olla
individuaalsete õpetajate. Ja see on absoluutselt võimalik. See eeldab, et õpetajal on hea haridus. See eeldab seda, et õpetajateks koolitatud inimesed õpivad praktiliselt algusest saadik individuaalsust. Traditsioonis on nõnda. Grupi individuaalsus tähendab seda, et õpetaja silm on terane ja tema meel on keskendunud. See on õpetaja kvaliteet. Ja õpetaja ei ole see, kes grupi ees teeb kogu aeg harjutusi kaasa ja ta ei näe mitte midagi, mis grupis toimub. Aga see on üsna tavaline, et õpetaja vehib ees rõõmsasti, kõik asendid on tal väga hästi juba käes, kuigi tal ka õlad valutavad, siis ta teeb 8 tundi joogaharjutusi gruppidele ja selg on kõver sageli, ma olen näinud neid. Siis õpetaja ülesanne on käia grupis, vaadata, juhendada, anda nõu, anda ka abivahendi, teinekord on vaja natukene tuge käe alla või istuma panna või suunata hingamist. See on individuaalne õpe ka grupis. Et selles suhtes grupi individuaalsus on samasugune individuaalsus nagu isiklik individuaalne praktika, kuid see isiklik on spetsiifiline. Grupi jooga on alustuseks tõesti mõnele hea toetuspunkt, aga väga paljud ütlevad, et ma ei saa minna joogasse, sest ma ei paindu. Arusaam on selles, et jooga asendite vahetamine või jooga praktiseerimine kuumas ruumis ja paneme sinna ette talle nime ja ütleme, et võt see on nüüd see stiil. Aga see ei tähenda inimese terviklikku arengut. See võib olla ka traumaatiline. Et võib olla valik alguses, aga mida küpsemaks saab inimene, seda enam huvi jooga sügavuste vastu hakkab kasvama. Eriti kui seal grupi ees juhtub olema õpetaja, kes natukenegi suunab inimesi mõtlema, miks ta seda kõike teeb. Sest jooga ei ole ainult füüsiline treening. Jooga eesmärk on tagada noorele inimesele terve keha. Joogat Indias alustatakse 3-aastaselt, 4-selt. Hakkavad lapsed treenima, et keha oleks tugev ja painduv ja terve. Kui see noor jääb haigeks, siis ta teeb joogateraapiat ja pöördub tagasi oma praktika juurde. Mis tähendab, puberteediani lapsed teevadki grupis joogat. Siis poisid tüdrukud eraldi ja jooga läheb individuaalseks. Grupis tegemine tuli Euroopasse sellest Krishnamacharya traditsioonist läbi Gerald Blitzi, kes oli Krishnamacharya üks esimesi valgeid õpilasi, enne seda ei olnudki seal mitte kedagi Euroopast. Ja sealt hakkas see grupi praktika ka selles traditsioonis levima ja siiamaani on grupi praktika ka meil olemas. Aga kui me õpetame grupis, siis me õpetame juba grupis individuaalsust, sest meie õpetuse aluseks on individuaalsus. Õpetaja käib iga õpilase juures. Grupp on just nii parasjagu, et ta saab tõepoolest vaadata iga õpilase individuaalset kehamustrit, hingamist ja võimekust keskenduda. Et see on nagu alus. Nii et stiil kui selline. Või võiks öelda, et stiil või joogaliin, kumba sa mõtled? Liin või stiil, ega seal vahet ei ole. See on üks ja sama sinu jaoks. Minu jaoks on üks ja sama. Ma räägin traditsioonilisest joogast, millel ei ole nime. Meid vahel küsitakse ka, et mis stiili te õpetate. Meil ei ole stiili. Stiil on individuaalsus. Ja ei ole korduvaid inimesi, kes on ühesugused. Ja me õpetame traditsiooni. Ja traditsioon tähendab seda, et seda õpetust on edasi antud õpetajalt õpilasele, kust on kasvanud välja uued õpetajad, kust tulevad järgmised õpetajad ja tal on järjepidevus õpetajate liini pidi ja toetub tugevalt jooga filosoofiale, mis ütlebki, et inimeste meeled on erinevad ja kui mõjutada inimese keha, kõik on seotud, siis saab mõjutatud hingamine. Kui saab mõjutatud hingamine,
siis saab mõjutatud meeleseisund. Kõige tugevam töövahend on pranayama ehk hingamise erinevad tehnikad ja siin on jälle individuaalsus väga võimas tööriist. Nii et see, kuidas arendada hingamise pikkust, mis töövahenditega, mul on helisid teeme, loendamise teeme, fookuste liigutamist teeme, seda nagu grupis, suures grupis teha on väga keeruline, sest õpetaja peab jälgima, kuidas see inimene hingab, kas talle see õpetamise viis üldse sobib. Ja veel keha asendid ja hingamine omavahel seotud. Ja see on sügav teadus. Miks me teeme selle hingamisega neid asendeid ja mitte midagi muud? Milline hingamine toetab milliseid liikumise suundi? Ja see on ka individuaalne. Aga seal all on ka struktuur, omad reeglid ja see on inimest kõige rohkem nagu toetav ja tervendav, ta on terviklik. Kuna ma olen õppinud ka anatoomiat ja füsioloogiat, see meditsiiniharidus on kasuks siin tulnud, inimese ainevahetust, erinevaid diagnoose uurinud, siis see, kuidas ka väga väikeste probleemide puhul on inimestel hingamine erinev, kuidas keha liigub erinevalt, kuidas meel püsib fookuses erinevalt, on aluseks absoluutselt igaühe kas individuaalsele praktikale või ka rühmas. Ja kui on juba vanem rühm, kus inimene on kaua käinud, siis õpetaja tavaliselt juba teab tema eripära, käib talle soovitusi andmas, aga sina tee nii, sina võtta tool, sina tõuse varvastel, aga sina ära tõuse. Et selles suhtes stiil ei saa olla jooga. Et me õpetame kindlat stiili. Jooga saabki olla inimese keskne ja teda me saamegi öelda, et on ainult olemas üks jooga. Stiil on tulnud ajas läbi inimeste endi loomingu. Mõnel stiilil on õpetaja nimi, kes väga kindlal viisil õpetab just selliste vahenditega, näiteks plokid ja nöörid ja rihmad, või siis hingamine, intensiivne, tugev, kogu aeg. See on nagu kindel viis õpetada ja mitte kuidagi teisiti. Ja see omamoodi välistab individuaalsuse. Ja neid jooga stiile kui selliseid tuleb kogu aeg juurde ja samas inimesed otsivad internetist, et ma kuulsin selline stiil on ja siis ta teab, seal tehakse kuumas ruumis, vot see on hot jooga. Ja ennist ütlesid, et jooga on siis midagi, kus õpetaja annab oma teadmised edasi õpilasele. Et Eesti Joogaühingu teadmised pärinevad siis, nüüd ma ei saa öelda Krishnamacharya liinist, sest sa ütlesid, et liin ei ole olemas või kuidas seda nagu? See õpetus teadaolev, kuna ta toetub Patanjali joogasuutratele. Suutrad on väga vanad. Krishnamacharya on õppinud nende suutrate järgi joogat kui tervikut, pluss veel see, et tal oli mitu kõrgharidust, et ta valdas filosoofiaid erinevaid. Ta oli väga haritud inimene, mitte lihtsalt joogikoopast, vaid väga haritud professor, mitme ülikooli haridusega, sanskriti keele professor. Ja ta on joogide suguvõsast. Mis see tähendab? See tähendab seda, et tema esivanemad on kõik joogat edasi kandnud ja joogat õpetanud ja nende teadaolev suguvõsa kirja pandud teadaolev liin algab Natamunist. Ja Natamuni elas 9. sajandil. Tema käest on meil päranduseks antud jooga naistele. Sest enne õpetati joogat ainult meestele. Et selles suhtes see traditsioon ja need edasikantud tekstid ja õpetused on väga vanad. Samas Krishnamacharya ise õppis oma perekonnas ja kui ta oli sobivas vanuses, siis ta elas ühe oma olulisema õpetaja väljas peaaegu 8 aastat. Õppides kõike ajurvedat, filosoofiat, pranayamat. Tema praktikaks oli näiteks teatud arengu hetkel 9 tundi pranayamat iga päev.
Ja see on väga huvitav. Me juba etteruttavalt võime öelda, et meil tuleb täitsa eraldi osa Krishnamacharya kohta. Aga tulles nüüd jälle selle juurde, et kellel võiks siis kasu olla joogast, et kui ma lihtsalt sind kuulan, siis ja nii palju, kui on minul endal taustateadmisi, siis tegelikult jooga on iga ühe jaoks, kes tahab ennast arendada, on nii? Absoluutselt, absoluutselt. See eneseareng ongi, et kas see eneseareng jääb kinni ainult füüsilisse vormi, et see on küsimus, et ma olen terve elu teinud joogat, kui ta on inimesele sobimatu, siis sellel on mitte tulemused, vaid tagajärjed. Uni kaob ära, meel on rahutu, hingamine on lühike, et mis on sulle sobiva jooga märkideks, ongi see, et sa oled rõõmus, sul on palju sisemist ruumi. Su hingamine on pikk ja ühtlane ja sul on positiivsed mõtted, et head mõtted ja head kavatsused. Et see on ka hästi olulised märgid, et kui sa teed joogapraktikat, kas rühmas või isiklikult, siis alati vaata, mida see sinuga teeb. Ja seal on märgid, kui su meel on rahulik, helge, hingamine on pikk ja ühtlane, süda on rõõmus, mitte ülevoolavalt eksalteeritud rõõmust, vaid helgelt rõõmus, et seal on kergus, seal on avarus. Sul on hea hingata ja sa võid istuda vaikselt ilma, et su peas hakkaks pasardama kohe 100 mõtet. Siis üks asi, et sa oled täna teinud praktika väga edukalt. See annab sulle ka tagasisidet iga päev. Sa teed sama praktikat, kui sul on individuaalsus. See annab sulle tagasisidet. Kas see praktika sulle sobib? Mis ta sinuga teeb? Sama on grupis. Kui sa peale rühma praktikat oled ärritunud, väsinud, keha valutab või lähed koju ja ei jää magama või hakkad eksalteeritud rääkima veid kätega ja närvid on täiesti krussis, siis sa peaksid mõtlema, et kas see stiil ei sobi sulle. Või ka see, kui sa tunned, et sa nagu ei arene edasi, ei edene edasi, sul puudub selline sügavus, võimekus endasse vaadata, puudub meelerahu. Või see, kui sul on huvi, aga õpetaja ei anna sulle vastuseid sinu küsimustele ja sa ei pääse nagu liikuma, sa ei pääse edasi, siis need on teatud märgid, mida sa võiksid järgida. Siit tekib mul kohe küsimus, kas kõik need tulemused, mis sa rääkisid, on üldse saavutatavad, kui ma käin 1-3 korda nädalas kuskil joogatunnis või tegelikult see on ikkagi pidev töö iseendaga, nende tööriistadega, mis sulle siis joogaõpetaja või siis individuaalne joogapraktika annab. Et kas 3 korda nädalas kuskil joogamati peal venitades me ei saa ju tegelikult selliseid tulemusi, millest sa praegu rääkisid? No jah, sul on õigus, ei, selliseid tulemusi ei saa, aga kui on õpetaja, kes viib iga kord, kui 3 korda kohtumist on, vahel ka 1 kord, kui ta viib õpilasi arengusse, mitte et jooga lõpeb seal mati peal ära, vaid ta annab koju küsimusi kaasa näiteks või arutleb teatud joogafilosoofiliste selliste tarkuste üle, mis meile on antud. Ja arendab õpilasi iseseisvalt mõtlema ja omamoodi teeb õpilased vabaks, aga annab neile materjali, millega elus tööd teha. Siis on ka 1 korrast nädalas kasu. Aga kui see 3 korda nädalas on ainult selline hambad ristis, et ma pean, see on ju kasulik, siis kus see kasu on? Vahel on kehaline kasu. Ja küll ma olen painduvam, eks ju, ma olen endaga rohkem rahulolev, aga see ei tähenda, et rahulolu on meelerahu ja see ei tähenda, et sa elus elad teadlikumalt. Kui õpetaja sellele tähelepanu ei pööra, siis enamik ei teagi, mis see teadlikkus tähendab. See on täiesti uus väljend. Joogas on oma märksõnad nagu teadvus ja nagu meelerahu ja meeleselgus ja millised astmed seal on. Ja kui õpetaja sellest ei räägi, siis õpilane selle teada ei saa. Teisese efektina võib küll füüsiline praktika
anda selle hetkelise rahuloluga või rahuseisundi, mitte rahulolu, vaid just nimelt see meelerahuseisundi. Aga pikas perspektiivis, kui tulevad probleemid, siis inimene ei oska sealt joogapraktikast mitte midagi võtta. Tal ei ole koju ega kontorisse ega matkale midagi kaasa võtta, kui tal on probleem. Nii et selles suhtes õpetajate ülesanne on anda õpilastele kogu aeg filosoofilisi teadmisi, sügavaid teadmisi, mis tegelikult jooga peaks tegema. Ja mida sul on siis võtta, kui sa oled haige või kui sa oled probleemi ees, mis sa siis teed? Millele sa siis toetud? Et see oleneb väga palju õpetajast, kas sellest 1 või 3 korrast nädalas on kasu või ei ole. Et see ei ole iseenesest mõistetav, et õpetaja asub teiste ette, teeb lihtsalt füüsilist harjutust ja loodab, et see paneb inimesed kasvama ja tundma huvi jooga sügavate tegelike väärtuste vastu, mis on kaasaega tulnud selle tõttu, et neid on vaja. Kui midagi on tõestatud, et neid ei ole vaja, need kustuvad ära, need teadmised, need praktikad, need kustuvad kõik ära, aga jooga on alles. Aga millegipärast on hästi kinni jäädud füüsilisse praktikasse. Ja siis ongi see painduvuse teemad, aga ma ju ei paindu. Aga kus me ei paindu? Me ei paindu oma meeletasandil. Ja me ei lasku ega ei tõuse jooga praktikasse oma meeletasandil, mitte kehas. Aga miks joogas alustatakse füüsilistest harjutustest ja siis liigutakse edasi meditatsioon ja hingamisharjutused? Kas seal on ka mingi või kindlasti seal on omad põhjused, miks see nii on? Traditsioon annab sellele väga hea vastuse. Krishnamacharya traditsiooni järgi on keha esimene, millega me suhtestume. Ehk kehale ütled tõsta käsi ja ta tõstab käe. Kükita ja kükitab. Tähendab, me pääseme keha kaudu millelegi ligi. Keha allub meie tahtele kõige paremini. Mis tähendabki meie võimekust muuta keha läbi oma hingamise kapatsiteeti ja keskendumist. Krishnamacharya traditsiooni joogas on ühendatud meditatsiooni element tervesse praktikasse. Tuleb keskenduda kehaliigutusse sobival moel vastavalt sinu individuaalsusele. Selle keha asendi sisse pakendatakse õige hingamine. See, mis aitab asendil olla maksimaalselt sobiv. Seal on tugevus, erksus ja pehmus koos. Katki ei saa minna. Aga see asend hakkab arenema koos inimesega, kuidas fookus püsib, kuidas hingamine pikeneb vastavalt sobivale kehaasendile. Ja kui inimene paneb tähele, mis tema kehas toimub, kuidas hingamine on tark ja juhatab märkama, kas on ebamugavus, kas on valu, kas ma saan siit edasi minna. Nüüd üks väga tõsine osa joogast on pranayama, mis on hingamistehnika. Ja see on üleminek meditatsiooni seisundisse. Pranayama muudab kõige tugevamalt meeleseisundit tegelikult. Aga ettevalmistus pranayamaks tehakse asana praktikas, sest kehaasendid võimaldavad hingamist arendada pikemaks. Pranayama praktikat ei saa teha, kui hingamine lühike. Seetõttu on pranayama ettevalmistuse jaoks täiesti spetsiifilised harjutused pikema aja jooksul, kuidas hingamist pikendada. Seal on ka ratsioonid ja helid, erinevad keskendumispunktid kehal ja see on eriline võimekus meeletasandil muuta hingamist pikemaks. Pranayamat saab teha, kui hingamine on pikk ja ühtlane. Pranayama tähendab teadvustamata hingamiselt üleminek teadvustatud hingamisele. Ja see on ettevalmistus meditatsiooniks, kus inimene on vaikselt ja keskendub sellele
eesmärgile, mida ta on koos õpetajaga leidnud. Vahel on õpetaja see, kes näeb, mida inimene vajab palju paremini kui inimene ise. Ta ei tea täpselt, mis ta nõrk koht on, kas on tahe nõrk, kas on mälestused liiga tugevad, mustrid, millele peab tähelepanu pöörama. Sest esialgu antakse fookus. Ja kui mõelda, et fookus väljas on palju kergemini haaratav, kui fookus endas, näiteks meditatsiooni eesmärk võib olla oma hingamise jälgimine. See on nii meelele igav. Ta tahab midagi põnevat. Ja siis võib panna sinna tšakrad ja seal võib panna loodust ja ruumi ja valgust ja mis inimese kapatsiteet on. Nii et kogu praktika on suunatud meeletreeningule, et ta püsiks fookuses, sest tegelikult jooga definitsioon on ka see, et meel keskendub ühte fookusesse ja püsib seal kõrvale kalleteta. See on meelevõimekus. Tähendab, ühendus on esimene pool ja teine pool on, see ühendus saab loodud läbi meelevõimekuse keskenduda kuhugi ja hoida seda fookust. See on see, mis meil elus kaduma läheb. Sest müra on liiga palju. Aga kui sa nüüd räägiksid natuke lähemalt, mida see individuaalne jooga tähendab meie kuulaja jaoks? Tuleb inimene sinu juurde, ütleb, et ma sooviksin joogaga lähemalt tuttavaks saada ja saavutada selliseid rahulikke meeleseisundeid või lihtsalt ma soovin oma elus ennast paremini tunda. Mida see jooga ja siinkohal, kas see jooga praktika, mida sa õpetad või joogateraapia, kas need on üks ja sama või need on erinevad asjad? Individuaalne jooga praktika ja teraapia, mõlemad toetuvad absoluutselt individuaalsusele. Selle koha pealt on nad sarnased. Kui me räägime jooga individuaalsusest, mis seal sees on? Seal sees on inimese praegune individuaalne olek, tema maailmapilt omamoodi, tema tervislik seisund, ka siis, kui ta ei ole haige, selgub, et inimene on terve, aga näiteks tal on seljas väike kõverus, eks? Või on näiteks puusad kinni. See juba räägib midagi inimese kohta, ta annab teatud informatsiooni. Kui inimene tuleb individuaalsesse praktikasse, ma alati küsin, mis laadi teeb. Naistel kindlasti, kas neil on lapsi sündinud, sest sealt võivad olla traumad, sealt võib olla ka armkudet. Väga tähtis on küsida, kuidas inimene magab ja kuidas tal seedimisega lood on. Ka täiesti tervel inimesel, kes enda arust ongi täitsa terve. Ta vahel sõnastabki see, et ma tahaks ennast paremini tunda, et ta ei tulegi sellepärast, et ta on haige ja me ütle ka, et te olete haige. Individuaalne praktika tervendab seda, mis ei ole veel inimese enda teadvusesse jõudnud, et seal on takistus. Seal on emotsionaalsed takistused. Näiteks kõhus on tunda selliseid vahel. Kõht näiteks ei tööta hästi ja kõht on ikka pinges ja samamoodi liigutused, eks. Inimene on füüsiliselt terve, aga emotsionaalselt on laotud õlgadele nii palju, et õlad on vajunud ette. Pikas perspektiivis vanemaks saades on see probleem. Maa tõmbab ligi ja me jääme küüru. Sellisel juhul see, et ta tahab end paremini tunda, sisaldab endas ka seda, et tal on vaja sirutuda välja. Kui õlad on ette ja hoiab kühmu ennast ja puusad ei tööta, see sisaldab endast kehva hingamise kvaliteeti. Hingamine on lühike. Järelikult ka keha hapnikuvarustus ja ka ainevahetus on häiritud. Pikas perspektiivis tulevad sinna haigused otsa. Vahel on see kinni suhtumises. Väga sageli enese hinnangus. Diafragma ei tööta, hingamine on plokis. Ma küsin vahele, et sa oled mitu korda maininud, et pikk hingamine on oluline. Kas sa seletaksid seda natuke rohkem? Miks see pikk hingamine meile oluline on või vajalik? No üks on filosoofiline pool ja teine on nüüd füüsiline pool. Kui me mõtleme pikka hingamist, mis tähendab seda, et
täiesti ürgselt on inimese sisse programmeeritud see, et kui me hingeldame, siis on adrenaliin üleval. Tuleb jahti pidada või tuleb põgeneda või võidelda. Mis tähendab, et selleks, et läheks aktsiooniks, on vaja kiiret hingamist, palju adrenaliini. Mida teeb kiire lühike hingamine, eks? Kui me mõtleme, et kui me oleme rahulikud, meil on kõik hästi, me lõdvestume, hingamine läheb pikemaks. Kui me ei maga, oleme väsinud, hingamine läheb lühemaks. Seal taga on ju tegelikult keha hapnikuga varustamine, puht anatoomilis-füsioloogiliselt. Kui me räägime jooga hingamisest, meil on vaja saada diafragma liikuma. Ja siin on hästi palju erinevaid seletusi, et kõhu hingamine. Me ei hinga kõhuga, meil pole kopse, seal ma olen inimest näinud seestpoolt, no seal ei ole kopse. Aga kui me viime tähelepanu kõhu liikumisele, mitte täis puhumisele ja tühjaks surumisele, siis hakkab diafragma liikuma. Aga kui me seda tähele ei pane, siis on meil lühike hingamine siin üleval nende rangluude all. Ja see tähendab seda, et hingamine ei ole elus olemiseks, terve olemiseks piisav. Elus saab olla, aga terve olemiseks ei ole seda piisavalt. Nii et me õpetame pikka hingamist, et see hingamine läks allapoole ja vabastaks ka ühe väga olulise sellise jääkaine kehast, mida me nimetame jääkõhuks, kopsuala osadest. Kui diafragma ei liigu, siis kopsuala osades olev õhk praktiliselt seisab seal. Me kanname endaga kaasas midagi, mida üldse vaja ei ole. Ja selline pikk teadvustatud hingamine on jooga hingamine, see ei ole igapäeva hingamine. Aga see oskus rahustada oma närvisüsteemi maha on viia kiire, lühike, agressiivne või piiratud hingamine pikemaks, ühtlasemaks, rahulikumaks ja terve keha rahuneb ja meel rahuneb ja sealt edasi tulevad paremad otsused ja vähem segadust elus. Nii et hingamine on seotud elukvaliteediga. Ja sul jäi pooleli selle koha peal, et enne kui ma selle küsimusega vahele segasin, et tuleb inimene sinu juurde, sa juba loed tema keha hoiakust üht-teist välja, lisaks siis need täpsustavad küsimused tema enesetunde kohta. Mis järgmiseks, mis selle individuaalse plaani koostamisel nagu nii-öelda järgmine oluline nüanss? Hingamine, kuidas ta hingab, kuidas tema diafragma liigub, millised tema kehamustrid on, see on vaatlus ja need on ka liigutused, kuidas käed tõusevad, kas ta on sümmeetriline, kas tal on valu kusagil, mis ta kehapiirangud on. Me vaatame individuaalselt üle keha liikumise suunad ja selle põhjal teeme praktika, mille sisse siis võib kuuluda väga palju jooga töövahendeid, mis arendaks hingamist, mis aitaks keskenduda. Eks mõnedele inimestele sobib hingamise arendamiseks väga hästi sobivad helid. Me kasutame helisid palju, mantrad. Mõned armastavad numbreid, loendavad hingamisi pikemaks, mõned teevad kraamasid, mõned lihtsalt jälgivad kehas, kuhu hingamine liigub. Igasuguseid töövahendeid võib kasutada individuaalsuse süvendamiseks, et mitte ainult joogapraktika kui liigutus. Tavaliselt praktika algab ikkagi liikumisest, mille sisse on pakendatud kõik töövahendid ehk hingamine ja meeleseisund. Siis me saame rääkida asana praktikast. Ja individuaalsus muutub, sest mõne aja pärast see praktika muutub, sest inimese kehamuster muutub. Et me jälgime kehamustreid ja võimekust ka keskenduda ja mõista ja see on väga individuaalne. See on vanusest, harjumustest, kes on joogapraktikas kuskil käinud, siis teinekord me õpetame hingamise ringi, et nii me ei saa hingata. Liikumise suunad, et keha oleks harmooniline. Ja seal sees on sageli väikesi selliseid märksõnu ka inimesele, et näiteks ma ei keskendu hästi või ma väsin juba peale lõunat ära või. Et sinna tuleb pakendada ka need väikesed sümptomid sisse. Ja kui me räägime teraapiast, siis teraapiasse tuleb inimene tavaliselt sõnastatud probleemiga,
ka täidame sellise blanketi ilusti ära. Ja tal on probleem, ta paneb selle kirja ja ka soovid seoses joogapraktikaga. Ja sageli on seal kirjas, et soovin lihtsalt lõdvestumist õppida ja kui me kohtume, siis selgub, et ta soovib õppida hoopis midagi muud. Ja teraapiast tulenevad välja ju valud. Seal tuleb välja ka psüühikahäireid. Seal tuleb välja see, et ta näiteks ei maga või see, et ta ei talu teatud toiduaineid või inimesi. Palju individuaalseid selliseid blokeeringuid ja mõistmisi tuleb välja vestluse käigus, mida võib-olla inimene ei oskagi kirja panna, et mida ta soovib, sest ta ei tea jooga võimalusi. Ja kui on valu, siis esimesena võtame ära valu. Vahel saab inimene terveks. Me räägime tervendamisest. Loome soodsad tingimused. Aga on ka selliseid haigusi, mida ei saa tervendada, sest me ei jõua põhjusteni, sest inimene ise ei liigu teekonnal põhjusteni, see on talle väga raske. Põhjused ei näita ennast alati kohe. Me alustame ikkagi sealt, kus inimene on. Kui valu on põhjuseks sellele, et ta ei maga, siis võtame ära valu. Kui unetus on põhjuseks sellele, et ta päeval ei toimi, mis tekitab tal palju pingevalusid, siis me alustame une parandamisest. Nii et teraapia on hästi spetsiifiline. See on mingi, kas ma saan õigesti aru, et teraapia on konkreetselt mingi probleemi lahendamiseks, et ma tulen teraapiasse selleks, et lahendada kas siis füüsilist, vaimset või veel mingit kolmandat probleemi, aga praktika on siuke järjepidev enese arendamine. Absoluutselt, igapäevane praktika ja see igapäevane praktika on vahel see, millest inimestel jõud üle ei käi, ehk ta ei panusta. Ja praktika ei tähenda seda, et ta on 1,5 tundi teeb mingit tohutu tugevat praktikat, vaid teinekord me alustame 10 minutist. Sest inimesel ei ole aega, aga ta soovib abi, aga aega nimelt ei ole. Ja see endasse panustamine, see ajaga võib muutuda, märgates, et sellest väiksestki on abi, ma võin natuke rohkem teha. Ja joogapraktika ei pea olema pikk, aga ta peab olema keskendunud ja seal taga peab olema selge otsus ennast aidata, sest ega joogaterapeut ei aita. Inimene ise aitab, terapeut annab vahendid. Vastutus on kahepoolne. Kui praktika ei aita, siis alati tuleb uurida, et kas ta teeb valesti, teeb liiga palju või liiga vähe. Nii et esimesed praktikad võivad olla päris problemaatilised ja õnneks me joonistame kõik praktikad ilusti paberi peale, kirjutame selgitused juurde, et siis on kust vaadata, aga vahel inimene lihtsalt arvab, et ta mäletab ja siis teeb põhimõtteliselt valesti ja probleem kasvab. Jah, olen kogenud. Lihtsalt endal on tõesti, et minul on ka isiklik joogapraktika maimu käe all. Ja on juhtunud seda, et ma olen mingit harjutust ikkagi täitsa valesti teinud ja sellepärast ongi hea, et kuna see on see individuaalne lähenemine, et ma tulen ja näitan sulle ette ja siis me avastame, et vot siin on viga, et ma ei tee seda ühte praktikaid aastaid valesti, on ju. Et see on nagu, mis aitab järjel hoida, mis aitab parandada sind, et sa käid ja näitad oma arengut kellelegi, kes teab ja oskab edasi suunata ja kui oled edenenud, saad järgmised harjutused. On nii? Ja, see on, lähed esimesse klassi ja teise ja kolmandasse. Ja teraapia on ka nii, et kui see probleem laheneb, siis ei ole vajadust enam sama praktika järgi. Tähendab, praktika muutub ajas. Ta areneb koos inimesega ja vastab antud hetke vajadustele. Ja see hetk muutub ja mõnel on sama praktika muideks aastaid, sest ta oskab selle ees süveneda. Aga on neid, kes tulevad ja ütlevad, et mul on nii igav kogu aeg tee samu asju. Ja see sama tähendab võib-olla füüsiline harjutus on sama, aga vahendid seal sees lähevad kogu aeg peenemaks, tundlikumaks ja nõuavad niimoodi järjepidevust veel rohkem kui lihtsalt füüsiline harjutus. Et see teraapia ei ole niisugune eluaegne teema, vaid kui probleemid on leevendunud või üldse kadunud, siis saab minna edasi isikliku praktikaga ja täiesti tavaline on see mul teraapia vastuvõtus, et inimene
käib täpselt nii kaua, kui tal probleem on ja rohkem ma seda inimest ei näe. Et see on üsna tüüpiline, sest inimesed ei ole harjunud tegema iga päev joogapraktikat, kas hommikul, lõunal, õhtul või söögivaheajal või ühesõnaga, kus talle sobib ja see on pingutus. Aga kui nüüd meie kuulajatel tekkis suurem huvi joogateraapia või individuaalse praktika järgi, siis kus ta võiks rohkem infot saada või kes täna Eestis pakuvad selliseid võimalusi? Meil Eesti Joogaühingu poolt koolitatud õpetajad on kõik selle võimekusega. Kõik ei tee teraapiat, aga individuaalset joogat suudavad nad kõik juhendada. Et see on Eesti Joogaühingu lehel on üleval, nii Facebooki lehel kui kodulehel. Ja sinna saab kirjutada, seal saab õpetajatega tutvuda, pildid ja lood on üleval. Aga nad on kõik koolitatud, need, kes ennast on õpetajana õpilaste ette asetanud, need on valmis õpetaja. Aga meil hakkabki esimese osa aeg vaikselt täis saama, et Maimu, kas sa võtaksid nüüd kokku kogu täna räägitu, et mis see jooga siis ikkagi on ja kes võiks hakata joogaga tegelema? Ma tahan öelda seda, et sõna, kes võiks hakata joogaga tegelema, on see inimene, kes võtab vastutuse oma elu eest. Kes võtab vastutuse selle eest, et ta on terve, et ta toimib harmooniliselt ja ta muudab paremaks ka selle keskkonna, kus ta elab, töötab, kellega ta suhtleb. Sest joogal on omadus laieneda oma toimete tõttu. Kui inimene, kes praktiseerib joogat, on meeleseisundilt selge, mitte lõdvestunud üksinda, vaid selge, vastutusvõimeline. Kui mõte on selge, keha on terve, siis see väljund ühiskonda on nii väärtuslik, et sellesse maksab panustada, sest see on ju meie enda keskkond ja see on meie laste keskkond. Et jooga sobib absoluutselt kõigile. Aga tuleb võtta otsus vastu. Nüüd ma alustan oma teadlikku teekonda selles elus. Ja siin ei ole mingeid piiranguid. Ja mis see jooga siis 1-2 lausega iseenesest on? Jooga on ühendus oma eluga, iseendaga, oma meeleseisundiga ja hingamisega ja keha terviklikkusega. Absoluutselt kogu aeg, iga päev, igas eluhetkes. Aga aitäh sulle, Maimu! Ja selline see meie tänane osa saigi. Aitäh kuulamast ja kes soovib värskelt kursis olla meie uute osadega, siis soovitan liituda meie YouTube'i kanaliga. Ja veel kord aitäh kuulamast ja kõike head! Aitäh!